E-riik ja kratid on osa Eesti eduloost. Loomulikult võtsime tehnoloogiad appi ka kriisi ohjamisel. Andmeanalüütika aitas riigil saada ülevaate inimeste liikumisest ja prognoosida kriisi arengut. See on ju hea, kuid mis on mündi teisel küljel? Pandeemia tingimustes andmetehnoloogiate kasutamine on maailmas viinud välja demonstratsioonideni. Eestis ütleme enesekindlalt, et meie e-riik lihtsalt toimib. Kuid kas me ikka märkame, kuidas nii mõnedki uued tehnoloogiad mõjutavad meie raskelt välja võideldud vabadust? Mis on ikkagi vabaduse hind, kui palju mugavust on vabaduse hind? Tehnoloogiasektori kasvav maht, mõju ja võim on nii mõnelgi pool pannud kahtluse alla riikide võimekuse, väikeettevõtete võimalused turul, üksikisikute vabaduse ja privaatsuse. Et neil teemadel oleks ka meil edasiviivaid vaidlusi, on vaja teadust, põhjendatud, sisukat, selgesõnalist ja kiirelt reageerivat teadust, mis kaasab nii andmeteadlasi, õigusteadlasi, filosoofe kui ka õigusökonoomikuid. Kogu maailm räägib neil teemadel, kuid kus on meie vaidlused?